No nii, kallid Pildiraadio vaatajad, tere jälle! Rõõm tervitada teid siit samast Tondiraba jäähalli kõrvalt, kus Lootusaja festivali teine päev, viimane päev ühtlasi, on hetke pärast meil algamas, natuke alla pooletunnine aega ja siin minu taga on näha need samad bussid, need mitmed kümned ja ligi 100 bussi, kes on toonud rahvast üle Eestimaa, isegi naaberriikidest, siia meile kohale, et ühes koos osa saada sellest, mida Jumal tahab teha. Juba eile me nägime tegelikult ka ühtlasi seda, et mis siin toimus ja natuke saime osa ka sellest, et kuulsime numbritest, et mis siin siis täpselt juhtus ja kokkuvõttes võib teile öelda nii palju, et eile oli koha peal üle 5000 inimese ja lisaks sellele oli siis 400 lipikut, kes siis andsid teada sellest, et nemad on otsustanud järgida Jeesust. Nii et 400 hinge üle saime meile üheskoos rõõmustada ja meie usk ja meie Lootusaja festivalil on see, et täna see number on veel suurem, kui tõepoolest Will Graham selle üleskutse teeb, nii nagu ka tegi seda eile. Nii et selline imeline festival taas kord jätkumas meil siin samas Tallinnas ja meie läheme lootusikkalt vastu sellele. Tahamegi enne seda kogu programmi algust natuke minna vaadata, küsida rahvalt ka, et mis nemad sellest eilsest siis kaasa võtsid ja üldse, kuidas nad sellesse suhtusid. Ja lisaks sellele, et oli nii palju neid, kes käis eestpalvel ja kes said osa ka sellest võimsast ülistusest, mis siin meil 3 eri bändiga oli, siis ma arvan, et on nii mõnigi mulje, mis meil siit võib kõlada, mis juba eile õhtul tuli ka mõned inimeselt, aga ja on ka siin neid, kes on siin täna esimest korda, kes eile ei saanud tulla. Nii et vaatame ka seda, et mis lootuses nemad siia on tulemas. Nii et suurepärane, et oled kaasas. Jaga ole hea seda linki inimestele, kes võib-olla on kodudes, kellel ei ole võimalust olla siin koha peal. Nii et saada muud, kui see Pildiraadio link neile laiali ütle, et jaa, live läkski käima. Ja Karl Känd on seal tervitamas meid Lootuse festivalilt Tondirabast ja sellega me lähemegi täpselt siit rahva poole edasi ka. Nii et bussid ja kõik on siia ennast kokku tõmbamas, rahvas samuti ja meie lähme vaatame, kuidas rahvas ennast tunneb. Ja. Ma ütlen. Stop! Siin ma tahan küll praegu. Väga hea. No nii. Tervist siit Pildiraadio otse-eetris olen meie. Ja kuidas härra on teie nimi? Karl olen mina. Mina olen Villi Võrk. Villi Võrk, hea veel tervitada siin. Sama siin. Sina oled tulnud Lootusaeg festivali. Kas olid siin ka eile või sa tuled esimest korda? Ei, eile vaatasin Pildiraadiost ja nii äge ülekanne ja tegelikult täna otsustasime, et tuleme kohale. Tänu Jumalale. Just. Mis lootuses ja lootuses sa siia täna, Villi, tuled? No Jumala peale tulebki panna lootus, et ega mujal ei ole loota midagi. Et kui me loodame tema peale, siis tegelikult on elu korras. Nii et oled põnevil? Väga. Suurepärane. Selles põnevuses lähmegi, Villi, õnnistatud festivali sulle. Sama teile. Kõik head. Väga hea. No näete, sellises hoos tundub, et üleskutsed eilsest on jõudnud ka kodudesse. Üleskutsed on meil ka täna, et kui sa veel oled näiteks siin lähistel kuskil Tallinna piires, siis sul on veel aega tegelikult tulla siia koha peale ka. Ja meie liigumegi siit Lootusaja festivalile sisse, Lootusaeg, elab muusika, lootuse sõnum ja täna kell 4 saab see kõik alguse koos The Aftersi, Aaron Shastsi ja muidugi Billy Grahami assotsiatsiooniga, kus siis on meil sõna jagamas tema enda lapse laps. Lähmegi edasi siit julgelt. Tere! Mõnus sagimine siin käib
ja on näha, et mitmed juba eilsest natuke on leidnud sellised kohad, et kus neile meeldib olla, mida neile meeldib siin teha, näha ja kõike muud. Nii et selle koha pealt on päris põnev vaadata ka seda, et kes siia täpselt kõik on kohale tulnud. Ja hetke pärast võib-olla õnnestub meil kõrvale tõmmata ka keegi Eestis väga oluline tegelane, nii et proovime. Vaatame, kas õnnestub meil kellelgi nööbist kinni haarata. No nii, leiame kohvit limpsimas siin enne suurepäraseid alguseid, mitmeid tuttavaid nägusid. Tervist, kellega on tegu? Karl olen mina. Ja tervist, Allan Viljandist. Viljandist olete tulnud siia Lootusfestivalile? Ja, vähemalt poole kogudusega. Väga hea meel, nii et teid on tulnud palju Viljandist? Suhteliselt palju, jah. Ja lisaks veel teistest kogudustest, ma tean Nelipi kogudusest, Elusõna kogudusest. Suurepärane. Meie oleme Pildiraadioga praegu laivis ja ma tahtsingi küsida, et kas olid eile ka siin või sa oled täna esimest korda? Olin eile ka siin, jah. Kuidas on emotsioonid sellest eilsest Will Grahami jutlusest, ülistusest ja kõigest muust ja kas on mingisugust tunnet tekkinud, et mis see kõik tähendab? Jah, eks mind natuke võib-olla varjutab see eelmise korra kogemus, kui Franklin Graham käis siin. Ja eks selle aja jooksul on nüüd aega edasi läinud, ma olen vanemaks saanud ja ütleme, et ma saan aru, et see läks noortele väga peale. Aga hea oli tunda, kui olid need 2 vana hümni, eks ole, mis olid, siis oli kuulda, et rahvas laulab kaasa. Ja see oli selline hea tunne. Ja loomulikult näha neid inimesi, kes lähevad eestpalvele, kutse peale, see on vapustav. See on väga hea tunne. Et see töö ei ole, vaeva nägemine ei ole asjad olnud. Nii nagu me enne siin eetris saime öelda ka, siis natuke üle 400 lipiku olid need, mis eile said allkirjastatud ja mida siis meie palvenõustajad andsid tagasi tiimile ja see oli siis tagasi sellest, et 400 hinge sisuliselt on eilse seisuga päästetud. Ja ma arvan, et see on ka midagi sellist, mille pealt saaks nagu küsida seda, et kas saab seda siis üle trumbata nagu täna, et mis on sinu ootused tänasele? Ma arvan, et täna, ma ei oska öelda, võib-olla täna on koguduse rahvast rohkem näiteks, ma ei tea, aga ma usun, et see mõjutab usklikke inimesi täpselt samamoodi. Mõnikord on tunne, et ka meie vajame nagu justkui jutumärkides uuesti päästmist, ehk me oleme midagi nagu ära kaotanud vahepeal, need lekkivad ämbrid või me tunneme, et me jookseme tühjaks, näeme ainult oma kogudust, võib-olla maakogudustes, me näeme väikseid kogudusi, ühed ja samad inimesed, justkui mitte midagi ei toimu Eestimaal, järjest jääb inimesi vähemaks, noored pered liiguvad linna ja siin järsku on suur kogudus koos. Ma ootused on, et meie kogudused tunnevad seda ühtsuse tunnet, seda, et ma ei ole üksi, isegi seal maakolkas või maha jäetud, et ma näen nagu palvevilja. Ja see on see, mis innustab. Imeline sõna siia, mul on hea meel. Õnnistatud festivali aega, aitäh sulle ajast ka. Ja, aitäh, ma jätkan kohvilimsi. Super, väga hea. Nii, meie liigume vaatame siin natuke veel edasi ka, piilume ka saali, lähme saalipõrandalt, käime läbi ka enne, kui kogu asi ilusti pihta hakkab ja vaatamegi, siin on noormehi ka. No, tere noormehed! Tere! Oh, tervist, kuidas nimi? Kennert Paju. No nii, Paju, kuidas tunne on siis? Olid siin eile ka? Ei olnud, esimest korda. Oh, oled põnevil? Olen. Mida ootad siis sellest üritusest? No, et saaks võib-olla asjadest teada, mida varem ei teadnud ja midagi sellist. Oled kuulnud mõnda kuulsat nime ka, kes siin peaks lavale täna astuma? Ei ole, absoluutselt mitte midagi. Nii, et tulid lihtsalt kohale? Tulin, jah. Suurepärane, kuule, õnnistatud festivali sulle ja mul on hea meel, et sa oled siin. Aitäh teile. No näeme. Näeme jälle. Tervist. Väga hea meel, väga hea meel. No nii, tere vabatahtlikud. Kuidas teil tunne on siin teisele päevale vastu minnes? No ma olen siin tegelikult esimest päevaga väga tore näeb. On kihvt, jah? Ja, väga kihvt. Ja super tunne, väga äge töö. Miks teie üldse olite nõus vabatahtlikuks siia tulema? No mulle nagu meeldib Jumalat teenida, et see nagu aitab ka nagu, et tuua rohkem kristlasi siia ja niimoodi. Küll sa oled tubli alles. Vot, sellised noori on hea näha, halleluja. Ja ei teenijaid ei vaja ja mulle meeldib inimestega suhelda, nii et siin ma olen. Võit, igati võit.
Jeesuse nimel ka veel, amen. Aitäh teile tüdrukud. No näed, siit on nii palju positiivset juba sõnadesse tulnud ja juba sõnadesse jäänud. Meie aga lähme piilume natuke saali poole ka ja lähme vaatame, et mis sealt meile siis paistab. Ma olen pildiraadio rahvas on kogunemas, on näha, et kohti veel on, mis tähendab seda, et just nimelt 15 minutit on veel teenistusalguseni aega ja on aru saada ka seda, et ees on tehtud ala natuke suuremaks. Eile lihtsalt ette ei mahtunud ära, sest et ette minejaid oli nii palju ja on näha, et natuke on liigutatud ridasid taha poole ja ma arvan, et see on ka hea märk sellest, mis täna siit on oodata. Jälle. Aga äkki oleks siis väljastaks. Tahad olla iseseisev. Tervist! Kas tohib segada teid korraks? Kaks küsimust, kiired kaks küsimust. Jaa, kiired kaks küsimust teile, et kas olete täna siin esimest korda? Esimest korda. Jaa, mis ootuses olete täna tulnud siia? No ärev. Ärev ootus? Jah, selles mõttes, mis siin hakkab toimuma. Olete põnevil? Põnevil täitsa. Suurepärane, ilusad festivali teile, aitäh teile. Ilusad päeva teile. Rõõmus meel. No näete, mingis ärevuses on ka tuldud siia ja see ei ole kuidagi mingi häbiasi. Tegelikult ma arvan, et see on väga loomulik. Esimest korda tuled, vaatad, nii palju inimesi on ümber, nii palju kaunid Eesti rahvas, kõik siin ilusti istub ja mõtled, et mis nad siis siin hakkavad üldse tegema, mis siin saama hakkab. Ja on nooremaid, on meil eakamat rahvast, aga meie saame olla rõõmsad sellepärast, et siin on näha ka, et hetke pärast on algamas lootuse aeg koos Will Grahamiga teine teenistus ja see on tõepoolest meil 2025. aastal 19. oktoobril ja vaatame, äkki saame siin kirikujuhtidelt ka paar sõna selle kohta, et mis see üldse tähendab. I was preaching in church Sunday. I was preaching yes. Missio kogudus. Jaa, torre. See on see, okei, millest oli juttu, jah? Okei, teeme. Ma ei tea, kas sellest oli juttu. Ma tulen teid sinu kogemus. Võib-olla see on mingi muu. Aga mul on kaks sõna. Just. Jah, siis kui sa saad võib-olla vestlust, aga meie Te näitate seda pärast, jah? See käib seal laivis. Kas laivis filmitakse või? Jah. Ei, enne teenist. Mitte üritus. Kõik on. Okei, let's do it. Siin minu kõrval on Erki Tamm, pastor Erki Tamm ja mul on suur rõõm sind tervitada, Erki, sellisel erilisel üritusel, nagu me siin Tondirabas oleme kogenud ja eile olime koha peal me mõlemad ka. Ütle, Erki, paar sõna meile, et mis siuke üritus üldse Eesti rahva jaoks, kristliku rahva jaoks tähendab? Ta toob meid kokku üle kirikute ja selle ürituse nagu selline, mille poolest ta erineb teistest, et see on ka ette valmistatud mitme Eesti suurema konfessiooni poolt ühistööna. Ja see protsess on sama oluline kui see tulemus. See on liitnud kirikuid, kogudusi, juhte, usklikke. See on, ma arvan, jah, selline põhiasi, mida mina siin eile kogesin isiklikult samamoodi, et see ühte kuuluvuse, ühte tulemise tunne on midagi sellist, mida on väga raske kirjeldada, kui see siin koha peal ei ole. Aga nüüd isiklikult, Erki, mida see sinu jaoks tähendab? Mida sina eile siit ise kaasa said? No näha, kuidas inimesed sellele kutsele vastavad. Me olime pastoritega siin üks päev varem ja palvetasime lava ees. Jumal,
aita, et see lavaesine täituks. Ja siis, kui inimesed hakkasid eile tulema, siis lihtsalt sa nutad koos nendega, sa rõõmustad koos nendega ja sa igatsed neid sulle kõige kallimaid, et nemad oleksid siin. Tänu Jumalale, aitäh sulle Erki aja eest, õnnistatud festivali jätku ja teist päeva sulle õnnistatud teenistust. Aitäh. No kuule. Rõõm. Valge on mina, Rõõm, Pildiraadiost. Väga tore. Sõrastane pereradiost tahaksime paar küsimust küsida selle festivali kohta ja sellest see Erki rahvast tähendab. Väga hea. Olen nõus. Väga hea. No nii, rõõmsalt saame tervitada siin inimesi võib-olla, kes alati ei vaja tutvustamist, aga tõepoolest peapiiskop Urmas Viilma minu kõrval. Rõõm on sind tervitada sellel Lootuse festivalil ja kui tohib küsida, siis mida selline üritus üldse sinu perspektiivist Eesti usurahvale tähendab? Ma arvan, et see on natukene nagu unest ärkamise asi, et meil on väga palju inimesi, kes on ennast ühel või teisel moel kogudusega sidunud, kirikuga sidunud, vaatavad iga päev aknast välja, näevad kirikuhoonet, käivad ümber selle hoone, aga kuidagi piiblit ei ava ja sisse kirikusse ei astu. Ma arvan, et ta annab nagu julguse, ehk siis ta kuidagi nagu võimaldab inimesel võtta see julgus vastu ja uuesti otsida Jeesus üles oma elus. See on nagu üks pool ja teine asi on, ma arvan, et meil on ikkagi vabas Eestis üles kasvanud juba paar põlvkonda uusi inimesi, keda Jeesus ei ole puudutanud ja kellega ei ole me kirikutena millegi pärast kontakti saanud ja ma usun, et see Lootusaeg festival võimaldab neid kontakte luua. Nii et ma kuulsin ka, et siin on juba väga palju ankeete täidatud inimesed, üle 400 esimesel päeval, see on ju super, see on suurepärane. 400 saaks juba mitu kogudust moodustada. Nii mõnegi, ma arvan, ja mõnegi lüüa uuesti lõkkele. Jaa, täpselt nii on, jaa. Ma tahtsin veel küsida seda, et kas teil on ka isiklik kogemus Billy Grahami assotsiatsiooniga varasemalt, et oli siis aastal 2009, kui käis siin tema isa Franklin Graham või siis vanaisa, kui ta oli olevistes 84. aastal? No 84. aastal ma olin 11-aastane ja ei teadnud midagi tol ajal Billy Grahamist ja ka kirikust mitte, aga Franklin Grahamit käisin kuulamas küll. Ma olin siis juba pastor, küll mitte koguduse pastor, aga ma mäletan neid päevi ja seda festivali tookord, nii et ma olin osalemas. Suur rõõm, nii et sellistest asjadest põlvkondade viisi osa saada on üks eriline asi ka meil eestlastena. Ja ma arvan, et see on midagi sellist, mida siit nii mõnedki on kõlanud suust, aga tahaks võib-olla veel küsida viimase asjana seda, et mis on teie ootused ja lootused sellest mõjust, mis sellest festivalist saab olema, et kas midagi hakkab muutuma Eestimaal suuremas perspektiivis ka, et kas see võib olla mingisugune pidepunkt, millele rajada? No ma näen seda Lootusaeg festivali natukene suurema pildi peal ühe komponendina, et meil oli eelmise aasta vahetusel TC noorte kogunemine, meil on olnud katoliiklastel suuri üritusi, nüüd on siin rohkem evangeelsed protestantlikud kirikut koos. Kui ma mõtlen meie enda Luteri kiriku laulupeole, ehk siis igal konfessioonil on midagi suurt toimumas, aga samal ajal oleme me kõik üksteise üritustel kohal ja kui ma mõtlen, et mida ma loodan sellest, ma loodan seda, et see ühtsus, koostöövaim kristlaste vahel Eestis tugevneb veegi, see on päris tugev, aga ta võiks veel rohkem tugevneda selleks, et me võiksime minna kõnetama neid inimesi, kes ei ole Kristusest midagi kuulnud ja koostöös seda teha, mul on selleks suur lootus, aga muidugi see tähendab ikkagi ärkamist ja meie oleme osa sellest äratusest. Peame ka ise natukene ärkama üles, et sellisest tardumusest või laiskusest või rutiinist. Just. Amen. Suur tänu, härra Vilma ja õnnistus teile õnnistatud festivali. Aitäh, sulle ka. Õnnistan. Rõõm. Sellised sõnumid meile peapiiskopilt ka ja ma arvan, et minna nagu sellega vastu sellesse festivali ja sellesse tunnelmasse, et on aeg ärgata, kallis rahvas, nii nagu me oleme täna kuulnud, on võimas. Nii et
selle sõnumiga me hakkame vaikselt tõmbama siin otsi kokku, vaatame veel natuke siin ruumis ringi, aga põhiline on see, et enne veel, kui me siit live-ülekandelt lülitame üle, siis ma juba praegu ütlen teile ette, et saame meie osa natuke eilsetest intervjuudest, mis oli siin enne eilse õhtu avateenistust. Need tulevad meil siis järelmängimisse siia otseetrisse ka ja mingi momendi pärast seal võib-olla võib ühte venda Villit kuulda ka rääkimas siin Pildiraadio otseeetris, aga midagi hetkel kinni ei pea, küll aga julgustame teid, vaatame neid eilseid intervjuusid samamoodi ja tegelikult hoidma silmi kõrvu lahti, sest on palju, mis on tulemas, ärkamine, nii nagu meile peapiiskop Urmas Viilma ütles. Räägiks ära. Et kahjud on. Andmiseks kandida siin samas näed. Jälle võttu. Tahe roodu. Ja ole. Ja, mitte logida. Ongi see. Poisi võib siin all põrandal. Lähme üles. Lähme minema. Väga korralikult. Aitäh. Minutite pärast on algamas meil lootusaja viimane teenistus tegelikult. Ja on taaskord rahva seast üles leitud põlvkondade pitki ikka minu isa, Allar Känd. Rõõm tervitada Pildiraadio vaatajatele, olete täiesti tuttav, ma usun. Tere, kallid Pildiraadio vaatajad ja rõõm, et võime ülekandest osa saada täna ja see on tõeline tänupõhjus. Ja ütlen niimoodi, et ameeriklased 100 ankeeti ei lugenud, sest nendel ei olnud allkirju all. Aga 300 inimest on kindlasti, kes deklareerisid seda. Täna on jälle saal täitumas ja ma julgen küll täna öelda, et kui sa oled nii julge inimene, et sa ütled midagi halba selle asja kohta, pane paremaks, tee paremini. Aga kui sa õnnistad, siis Jumal tuleb ja õnnistab sind ja õnnistab seda tänast õhtut ja laseb korda minna ja sellepärast mul on hea meel. Ja Pildiraadio pärast on ka hea meel. Ja enne nüüd, kui me alustame tänast teenistust, ma teeksin niisuguse üleskutse. Ma tunnen neid Pildiraadio mehi ka oma elukäigu tõttu pisut ja nad kunagi ei räägi ega ei küsi midagi. Ja üks seisab siin minu ees ja ma teen ettepanekut. Kui sa täna õhtu oled osa saamas sellest, kristlik meedia Eestis elab vabatahtlike annetuste najal. Teeme niimoodi, et leiad üles koduleheküljelt arvenumbri ja õnnistame Valtrit, Pildiraadiot, kõiki, kes seda tööd teevad. Ma tean, poiss ja teine poiss siin kaamera taga, nad ei küsi midagi selle eest, see on kingitus raadiole ja Jumala riigile ja olgu see õnnistuseks nendele, kes tulevad. Aga et sind ära tunda, tee nii, et ülekande juurde kirjuta Will 2 veega, siis me teame, kes on tänaselt õhtult kaasa võtnud selle ja Jumal õnnistagu sõna, naudi muusikat, naudi seda, mida sa näed ja kuuled ja tea, et planeedi peal on palju inimesi, kes täna koos sinuga seda vaatavad. Mis sa veel tahtsid? Aitäh sulle, ma arvan, et meil muud ei olegi siin palju lisada, sellepärast, et on üks rõõm olla siin. See on, ma arvan, suur asi. Amen. Ja küll on hea, võid ringi lasta, kuule veel vaata, saal täitub ja pühapäeva õhtu keset oktoobrikuud. Imeline aeg, imeline võimalus. Ja ma arvan, et
need asjad hakkavad Eestis juhtuma, sõbrad. Vaadake seda saali praegu, mida filmitakse. Need asjad hakkavad meie maal juhtuma. Saalid hakkavad täituma, kus kuulutatakse evangeeliumi ja Jeesus tuleb ja ilmub päästjana. Halleluuja. Nii nagu ka peapiiskop Urmas Viilma ütles, et ärkamine, kui veel ei olnud alanud, siis on kindlasti saamas algust. Ja see on see, mida ka need 300, nagu mu isa ütles, aga tegelikult 400 ankeeti, mis täideti, räägib meie kohta, meie rahva kohta. Et on igatsus saada osa ja ma usun, et kui teil on ka igatsus saada osa, siis täpselt nii, nagu isa üleskutse tegi, võtame selle üleskutsest kinni, tõepoolest, anname ka oma osa, toetame seda tööd, mida tehakse ja julgustan ka teid jääma siia kanalile, sellepärast, et tõepoolest härra Grahami jutlust me siis tahame teile tõepoolest näidata, loodetavasti see meil õnnestub, nii et olge väga-väga õnnistatud ja püsige siin kanalil, sellepärast, et on palju mida oodata. Amen.